Ja nagu mainitud sai, siis tänane loeng on siis tänapäevase sõiduki tehnoloogia kohta. Jällegi, kui on küsimusi, kommentaare, siis saab jooksvalt küsida, et ei pea tunni lõpuni ootama, lisada midagi juurde. Alustuseks siis vaatame korra seda, et kust kohast need autod siis üldse tulevad või mismoodi nad tekkisid. Ehk siis on see osakond, mida ma ütlesin, et oma referaatidesse ei pane, ehk siis ajaloo pealtükki keegi oma referaati ei kirjuta. Aga täna teeme väikse ajaloo peatükki siis sellest, mis oli ennem autosid. Vankrid ja hobused, me kõik oleme sellise ettekujutusega üles kasvanud, et olid hobused, mis edasid vankreid. Tegelikult kasutati maailmas väga palju erinevaid loomasid, ehk siis inglise keeles on selline huvitav termin nagu animals of burden, veoloomad või siis tööloomad, eks ju, et ka eeslid või kaamlid või olenevalt siis maailmajaost, mis iganes võimalusi oli. Aga väga tavapärane vaatepilt, ütleme siis näiteks Euroopa linnades ennem 20. sajandit oli see, et meil oli siiski hobune rakendatud võib-olla siis mingisuguse kaariku ette. Ja need siis vurasid linnades ringi. Kujutaks me praegu ette, kui mul oleks linn täis hobuseid sama palju kui on autosid näiteks. Et oleks lihtsalt suured ummikud hobustega tänavatel peal, see oleks päris naljakas. Aga mis siis juhtus? Kui me kujutame ette inimesena, kes elas sellel ajal, oletame, et me olime 20. sajandi tuleku hetkeks, sellised väga vanas eas, 50-aastased näiteks. Tollel ajal oli väga kõrge vanus, 50 aastat. Me oleme terve elu näinud hobuseid kaarikutes või hobuseid igasuguses muus võtmes, aga me pole näinud sellist nalja, et kaarik ise ringi sõidaks. Ilma hobuseta. Mõtelge, milline see selline paradigma muutus selle inimese jaoks on. Ühel hetkel hakkab sul hobune kaob eest ära, tekib selline asi nagu hobuseta kaarik, ehk siis ingliskeelne termin jällegi horseless carriage. Ja põhimõtteliselt sõidab ise ringi. Sõidab, aga ei juhi, eks seda ei ole ise juhtiv. Hobusega kaarik on mõnes mõttes ise juhtiv, et kui juht jääb kaariku taga magama, et siis ta puusse ei sõida, võib-olla oskab kojugi sõita ise, eks ju. Aga auto selles paneb puusse või kraavi, kui inimene rooli taga magama jääb. Meeletu muutus, eks ju, aga muidugi igasugusele sellisele muutusele töötatakse ka vastu, et see on juba inimloomuses, et kui mingid asjad on väga tugevalt sisse söönud ennast, et siis selline muutuse tulek, et meile ei meeldi muutused. Tahame, et asjad läheks vanaviis edasi, isegi siis, kui need ei ole eriti mõistlikud. Ja osades maailma linnades siis voorimehed, kes teenisid elatist ja leiba selle hobusega linna peal ringi sõitmisega, et siis väitsid, panid seljad kokku ja väitsid linnavalitsuses, et näed, et need sõidukid on ohtlikud, nad sõidavad väga kiiresti ja nad on väga vaiksed. Ei ole hobusega abja klõbinat. Võib-olla väike mingi tagataustal podisev mootor, mida sellises vana aja linna melus võib-olla ei kuulnud. Sõidab inimesele otsa või muudele asjadele väga kahjulik asi. Ja teatud linnades, see oli paar linna maailmas, siis mitte igal pool, tehti selline kurioosne otsus, et selle auto ees pidi käima mees, kes lehvitas suurt punast lippu. Selleks, et inimesed näeksid, et auto tuleb ja see auto ei tohtinud sellest mehest mööda sõita, muidugi siis oli ju ka liikumiskiirus inimese jalutamise kiirusega seotud. Kui me mõtleme natukene edasi
tänapäeva juba korraks põigates, siis tegelikult on paralleel väga tugevasti sellega tuntav, kui nüüd tulid taksoäpid, mis lubasid siis kogenematutel taksojuhtidel, ehk siis ükskõik kellel juhi luba istuda autorooli, hakata taksot sõitma, kui sul need GPS äpid ka juhatavad igale poole kohale. Siis suuremates Euroopa linnades jällegi, nagu oli siin, äkki Pariis oli üks nendest, kes Uberi vastu väga tugevalt võitles, et taksojuhid, kes on aastakümnete jooksul selgeks õppinud kaardi pähe endale, jäävad oma nüüd leivast ilma tänu sellele, et tulevad teenusepakkujad, kes võib-olla maksudesse ei suhtu samamoodi ja siis kõrvalt siis ka ei pea seda kaarti endale pähe tuupima, vaid kasutavad mingisuguseid äppe ja saavad kliendiga otsekontakti läbi platvormi, et ei pea olema ühte keskset sellist taksofirma haldussüsteemi. Ja mis siis tehti ju nendes suuremates linnades samamoodi, taksojuhid ju protestisid väga tugevalt ja üritasid neid äppide kasutamist siis piirata või üldse ära keelata. Või Soomes näiteks oli see seaduse poolt keelatud, taksojuhtide ametiliidud väga tugevalt ka võitlesid Uberite ja muude asjade vastu, et siis alguses politsei kutsus Helsingis Uberi juhte välja, nii nagu nad telliks endale Uberi, võtsid siis selle kohale jõudes kinni, tegid trahvi. Et see on selline maailm, eks ju. Aga teisest küljest, kas te praegu kujutaksite ette, et toimetate kuidagi teistmoodi, nii nagu ütleme, ennem Taxifyd oli, et tahtsid Tallinna kesklinnast koju saada, helistasid kuhugile numbri peale, küsisid tere, kas saaks siia Vabaduse väljakule, siis niinimetatud Tiisu hakkas siis otsima, et tere kesklinn, on keegi vaba, siis nad sellepärast ütles teile telefoni teel, et ei ole. Helistasid järgmisesse taksofirmasse, võib-olla helistasid 5 taksofirmat läbi. Tipptund näiteks reedöösel kell 1-2 võimatu taksot saada Tallinna kesklinnas. Ja see on tegelikult see, kus kohast Taxify sündis. Siis asutaja mõtles, et miks see süsteem peab nii olema. Või platvormi, mis ühendab kõik sõitjad, eks ju, saad tellida nupust. Ja kui vanasti veel käis asjaajamine sularahas või mõningal juhul ka kaardimaksega, eks ju, siis tänapäeval me istume sinna autosse sisse. Autojuht juba teab aadressi, kuhu me tahame minna, kuna me oleme seal ennem sisestanud ja me teame ka hinda, mis me selle eest maksame. Me astume autost välja ilma, et me peaks üldse mingit pangakaarti või sularaha puudutama. Kogu süsteem on taga taustal. Et kas me kujutame nüüd ette, et me läheks tagasi selle eelsesse süsteemi? Väga hästi ei kujuta, et need asjad, mis tulevad, eks ju, need tulevad, et jääda elu edasi viia. Mitte nüüd sellepärast, et see eelnev variant oleks kuidagi siis oma olemuselt halb olnud, aga on meetodeid, kuidas saab ka siis paremini, kiiremini, efektiivsemalt. Ja sõiduautodega on ju samamoodi, veoautodega, et ega nüüd me kujutame ette, et me lähme autode eelsesse aega tagasi, hakkame siis loomadega transportima kaupa, inimesi, kaarikutega ja nii edasi. Ei tule väga nagu kõne alla, eks ju, tänapäevase ühiskonna vajadusi arvestades. Ja käesoleval suvel käisin ka natukene ise muuseumites ajalugu õppimas, näiteks Mercedese muuseumis Frankfurdis, mitte Frankfurdis, Stuttgardis. Siis kõige esimene ekspeditsioon või väljapanek minna muuseumisse, siis kõige esimese asjana näidatakse ühte hobust. See on eraldi täiesti suures tühjas ruumis. On keegi käinud seal? Ei ole. Et üks hobune keset suurt tuba ja siis selle juures on väike silt, mis ütleb, et kunagine siis Saksa keiser ütles, et võib-olla autost saab kaubatranspordis asja, aga inimeste veoks ta ikkagi usub hobusesse.
see oli suur ratsutaja, väejuhataja, eks ju, auto. Võib-olla kaubaveoks sobib jällegi tänapäeva kontekstis, kus me kujutame ette midagi muud kui sellist ühte keskmist autot, tunnete ära, millega tegemist on. Milline Ford Focus, eks ju. Üks selline keskmine rahvaauto, miks ma valisin Fordi siia pildi peale, oli ka see, et eelmine auto oli Ford, eks ju. Esimene mass toodetud auto, mis oli siis Ford Model T, ehk siis ka selline keskmine rahvaauto Ford Model Focus. Mis selle kahe auto vahel erinevat on? Mis seal on erinevad? 4 ratast on all. Kere on natuke arenenud, aga kuhu suunas? Turvalisem, eks ju, et kere pakub ohutust, ilmastiku kaitset oluliselt paremini. Ohutust just avarii korral, et kui kere kokku kortsutada, et siis ta sõita seal sees peaks saama võimalikult vähe vigastada, mis on tõsiselt suur edasiareng. Kui ma mõtleks nüüd 50ndate aastate auto versus selline tänapäevane sõiduk, see meeletu vahe. Või siis isegi, kui me võtame nüüd 20 aastat vana sõiduk versus, ütleme 2000 versus 2021, ka seal keredes on väga suur vahe. YouTube'is on näiteks hästi hea video on üleval, see oli siis 95-96 aasta, 98 aasta Corolla versus 2015 või 16 aasta Corolla nurk kokkupõrge, esinurgad kokkupõrke katse. Sama automudel Corolla, eks ju, aga siuke 17-18 aastat vanuse vahet ja 2 kere käitub täiesti erinevalt. Seal pole küsimust, kummas autos tahaks sellisel juhul viibida, kui peaks valima ema kumma. Et just see turvalisuse tehnika areneb äärmiselt kiiresti, nüüd eriti viimasel paaril 30 aastal tänu elektroonikatööstusele, nii nagu kõik muud asjad, mis selles autos siis on. Mis veel peale kere selle paari auto puhul erinevat on? See auto, mis eelmise slaidi peal oli. Igasugust sellist elektriga seotud süsteeme, eks ju, nagu tuled, raadiosüsteemid, mis seal kõik olla võib peal. Aga kui me võtame nüüd ühe sellise tänapäevase sõiduki, see nüüd ei ole küll Ford, eks ju, aga siis sellise auto puhul on juba igasuguste, ütleme, standardvarustuses leitavad juhiabisüsteemide ja selliste automatiseeritud funktsioonide loetelu. See võib olla juba 10, 15, 20 nimetust, mis on standardvarustuses. Me siin 2000 alguses rääkisime ABS-ist kui imest, et äge, et sellist asja autode peale rakendatakse ja väga paljud niinimetatud vanakooli mehed siis ütlesid, et see ABS on jama, et nemad ikkagi pidurdavad jalaga paremini kui ABS-iga. Mis muidugi ei saa kuidagi tööle, kuna te tulevikus ka õpite seda erialatundides, saate aru, miks see nii on, aga see ei saa ka tööle vastata, et keegi pidurdab jalaga paremini kui ABS-iga. See selleks, et neid selliseid standardvarustusnimekirjas olevaid asju juba on ja muidugi ka lisavarustuse erinevaid komponente on juba väga pikk nimekiri, mis on juba nii-öelda autol peal olemas, igasugused erinevad funktsioonid. Just ka sama, kui need uued mudelid tulid, et 2019 aasta Toyota mudeli valiku uuendus oli, käisime erinevatel koolitustel nende autodega tutvumas ja siis ka Läti teede peal tegime sellest Corollast isejuhtiva auto. Tal on olemas distantshoidja, püsikiirushoidja, tal on olemas rajahoidja, aga selle eeldusega, et sa hoiad roolist kogu aeg kinni.
ei ole eriti keeruline sellest süsteemist mööda niimoodi, et seda ei pea roolist kinni hoidma. Oskab ise autot juhtida, aga see on muidugi mitte lubatud tegevus, aga katsetasime järgi. Pika sirge peal töötab väga hästi ja siis kuni teatud kurvi raadiuseni suudab jälgida kurvi, aga liiga järsust kurvist muidugi ei saa jagu ja eeldusel, et rajajooned on maas. Aga erinevus jällegi sellest, et autod, mis olid 100 aastat tagasi versus see, mis nad praegu on, ehk siis oma võimekuse poolest ise juhtida, nad hakkavad natukene lähedale jõudma varsti ka juba siis selle hobusega kaarikule, sest hobusega kaarik oskas ise koju sõita. Nad oskavad autot ka varsti juba ise koju sõita. Pisut läheb veel aega, 2014 aastal ma tulin kooli tööle, ma hakkasin vaatama, et mis siis autotööstuses toimub, kuhu suunas need asjad liiguvad. Tundus, et peagi kohe on isejuhtivad autod juba tänavate peal. Ma ennustasin, et 5 aastaga on juba esimesed isejuhtivad olemas, mis on inimestele kätte saadavad. Siiamaani ei ole see veel tõeks osutunud, et päris automudel, mida autotootja müüb või rendib, et see oleks inimestele kätte saadav, mis on täielikult autonoomne. Seda veel ei ole. On olemas juhiabisüsteemidega sõidukid, mis on peaaegu juba seal maal, aga mitte veel täielikult niimoodi, et inimene ei pea juhtimisse sekkuma. On olemas ka mööndustega USA-s katsepolügoonid teatud linnades, kus inimesed saavad autot rentida, kus nad võivad istuda tagaistmel, nii et ees ei istu kedagi. See on olemas üks suur nupp, mida hädaolukorras vajutada, aga see ei ole ka kõigil avalikult kättesaadav teenus meil, et ikkagi tööle osutub. Aga vaatame, kaua siis läheb. Ja kokkuvõttes siis, mida võib ütelda, kui ma enne ütlesin, et tegemist on siis hobuseta kaarikuga, siis tänapäevase auto kohta võib väga julgelt öelda, et on ratastel arvutikeskus. Miks ma seda väidan? See on konkreetselt minu väide, et tegemist on ratastel arvutikeskusega. Ma toon näite siis meie kooli Lexuse baasil. See automudel on juba üle 10 aasta vana. Siuke 2009 tootmiseelne auto on meil. Aga selle konkreetse auto mudeli pealt ma lugesin ükshaaval kokku on võimalik 55 arvutit, sõltuvalt varustuse astmest. Standardis on sul juba üle 30 neid vähemalt, pluss siis lisavarustusega. No näiteks, kui me tahame taga elektriliselt avatavat pagasi luuki, siis tuleb üks arvuti juurde ja nii edasi. Et mingid juhtmoodulid, eks. Ja 5 erinevat tüüpi andmevõrku. Kuna need arvutid tahavad omavahel suhelda, on vaja kuidagi üksteisele infot saata, sest mõtet oleks see, et iga arvuti on eraldiseisev üksus, mis on täiesti autonoomne, sest kui me sama varasti rääkisime ABS-i anduritest auto puhul, mis ABS-i andur teeb, kes teab? Ja päris detaili ei pea minema, küsi lihtsalt, mis ta teeb. Mõõdab rattakiirust, rattanurk kiirust, pöörlemissagedust, eks. Siis tänapäeval ei ole õige öelda ABS-i andur. Ütleme pigem, et tegemist on rattakiiruse anduriga. Sellepärast, et seda informatsiooni ei ole vaja ainult ABS-i juhtmoodulil, vaid on vaja üle auto väga paljudel erinevatel süsteemidel. Ja võib-olla on üks juhtmoodul, kes selle info kokku korjab. See võib olla kerejuhtmoodul, see võib olla jõuülekande juhtmoodul, see võib olla ükskõik milline neist. Ja siis see juhtmoodul, kes selle info kokku korjab, saadab selle informatsiooni üle võrgu kõikidele teistele juhtmoodulitele, kelle seda infot vaja võib olla laiali. Ehk siis see võrk on küll mitmes osas, aga ütleme see osa, kus need erinevad juhtmoodulid sees on, kõik kuulevad, näevad seda informatsiooni ja need, kellel vaja on, need siis tarvitavad. Näiteks rattapöörlemissagedust, kellel on vaja, see võtab selle info teadmiseks. Aga ma ütlesin 5 erinevat tüüpi andmevõrke,
et aga konkreetselt selle auto peal jällegi oleme tudengitega laborite käigus kokku lugenud, on 11 andmevõrku tegelikult. Et 5 erinevat tüüpi on jagatud 11 osas auto peal ära, vähendamaks kokku siis erinevaid juhtmooduleid ehk siis neid arvuteid. Ja auto töös hoidmiseks, selleks, et ta toimetaks, et see mootor töötaks, pidurid töötaks, roolivõimendid töötaks ja kõik muud igasugused uksed, aknad, luugid, funktsioonid, mida me tahame autot saada. Niisugune paar tuhat signaali sõiduki peal. Need ei ole ainult sellised signaalid, mida me mõõdame kuskilt juhtmest, mingid andurisignaalid, vaid need on ka digitaalsed signaalid, mis on juhtmoodulitel, arvutitel on mälus ja aeg-ajalt siis ka vahetavad üle andmevõrkude neid signaale üksteisega. Et kas mingi asend või mingi olek või kas mootor näiteks töötab või ei tööta, siis on kuskil mootori juhtmooduli mälus on mingisugune muutuja parameeter, mis siis on on-off asendis või siis mingisugused sõiduki kasutamise turvalisusega seotud andmed näiteks, et kas krüptovõtmed, värgid on kontrollid tehtud, ei ole ja nii edasi, et selliseid tagatausta signaale, neid on tuhandeid tänapäevase sõiduki peal. Ja sellesse maailma sisse näha ja vaadata, mis seal on, selleks natuke pingutama, et need nii-öelda juhtmoodulid lahti hekseldada ja läbi mõtelda, vaadata seda tarkvara, mis seal taga on. See tarkvara pool tänapäevasel autol koodi hulk, mis läheb vaja selleks, et kogu auto softi genereerida. See genereeritud fail ise ei ole väga suur, see võib olla seal mingi 1,5 giga näiteks, laetakse autole peale. Palju koodi on selleks vaja, et need juhtmoodulid ära programmeerida. Praegu tänapäevasel modernsel autol koodi hulk selle tarkvara genereerimiseks on 150 miljonit rida. See, mis on 1 rida koodi või 10 rida koodi, seda me õpime teiega jällegi teisel kursusel autoelektroonika programmeerimine. Saate kõik natukene programmeerida siis prototüüpimisvahendeid, LED-i põlema panna, nuppu tööle panna, aga me simuleerime siis neid olekuid, mis on siis nende sõidukite juhtmoodulitega. Et see, mis see 150 miljonit rida koodi tähendab, seda on väga-väga raske ette kujutada. Ma toon ühe lihtsa näite, näiteks 4 asendiga nupu mõõtmine. See oli bussi käiguasendi mõõtja, ehk siis bussil käiguasendi paneel, kus oli siis peal park, mis järgmisena tuleb. Reverse, neutral drive, eks ju. 4 nuppu, mida juht vajutab, et valida käiku, aga käigukast on bussi tagumises otsas. Seal olla 10 meetrit tagapool. Et kuidas see info vanasti oli bussidel mehaaniline käiguvahetus niimoodi, et see olid mingid trossid või vardad või need juht siis eest vahetas suure kangiga käiku ja siis läbi hoobade läks siis kuhugi bussi tagumisse otsa käigukasti juurde. Näiteks. Siis tänapäeval on peenike juhe või juhtmed üle võrgu, aga nüüd see 4 asendi sisse lugemine ja selle info üle võrgu saatmine, palju läks selleks vaja koodi selle väikese nupupaneeli sees, oli väike juhtkiibikene, mis siis selle info võrku edastas. No ma teeksin selle ära võib-olla, ma ei tea, niimoodi, et me loeme 4 asendit, edastame võrku, ma arvan võib-olla siuke paarkümmend rida koodi, ma saaks sellega hakkama. Aga autotööstuses selleks, et kogu see standardite ja nõuete pakett oleks siis rahuldatud. Seal on väga palju erinevaid nõudeid, mis asendites asjad peavad olema, millal on midagi lubatud, millal ei ole lubatud. Et käiguasendite näiteks muutmine mingitel ajahetkedel. Et kõik igasugused ohutusstandardid ja nõuded ja funktsionaalsusstandardid, et need oleks kõik tagatud. Läks selleks konkreetse asja programmeerimiseks 80 000 rida koodi. 4 asendit sisse mõõta ja edastada võrku 80 000 rida koodi autotööstuse standardite järgi. Ja see on reaalne näide elektroonikatööstusest, mis on siis autondusega seotud.
ehk siis ratastel arvutikeskused, kus on juba see tarkvara hulk on meeletult suur, mis asi see arvuti on? Räägid. Nende arvutite olemus reeglina on seotud siis protsessoriga, mis siis tihtilugu autotööstuses on niisugune controller tüüpi juhtkiip. Et me ei saa päris öelda, et ta on nüüd Central Processing Unit, aga paljud moodulid hakkavadki sinna poole liikuma, eriti mis on näiteks sellised infotainment, kus on see kasutaja juhtpaneel auto keskkonsoolis, et seal hakatakse juba selliseid kiiremaid, võimekamaid kiipe rakendama või siis ka näiteks, mis puudutab kaamerate, lidarite, radarite info töötlemist, siis seal hakatakse rakendama juba päris kiireid GPU-sid, mis on tuttavad videokaartide pealt, et sellist tehnoloogiat. Aga reeglina need autokiibid on sellised jämeda sammuga controller tüüpi, mis see jäme samm tähendab seda, et teate, mis on uute nutitelefonide ja siis arvutiprotsessorite transistori suurus. On üks number, millega alati siin tootjad kekutavad. Siin 3, 4, 5, 6, 7 millest? Nanomeetritest. Mis on nano? Siis küsimus niipidi, mitu mikromeetrit mahub ühte millimeetrisse? 1000 mikromeetrit mahub ühte millimeetrisse. Millimeeter on 1000 osa meetrist, eks ju. Siis mikromeeter on 1000 osa millimeetrist. Mitu nanomeetrit mahub ühte mikromeetrisse? Ka 1000, eks ju. Ehk siis 1 millimeetri sisse mahub 1 000 000 nanomeetrit. Me jagame 1 millimeetri miljoniks osaks. Või siis 1 meetri jagame miljardiks osaks. Ja nüüd selle transistori komponendid, mis on kiibi sisse töödeldud. Me loeme neid seal ühe käe sõrmedel kokku, mitu nanomeetrit nende komponentide suurused ja vahed on. Transistoritel on, ütleme, need komponendid on, põhikomponendid on, ütleme siis üks pool ja teine pool ja nende kahe poole siis suurused ja vahed on seal need nanomeetrites loetavad. Et kui siin ma ei tea, 10-20 aastat tagasi oli meil kõvasti seal mikromeetrite skaalas, eks ju, siis nüüd on juba selline tugev nanomeetrite skaala, et asjad lähevad alati väiksemaks, et mingil hetkel peaks füüsilised barjäärid ette tulema, siiamaani ei ole tulnud. Autotööstuses selleks, et asjad töötaksid väga robustselt, peaksid vastu igasugustes tingimustes, ei läheks katki, ei tuleks mingit errorit ette, et kui sa sõidad maantee peal näiteks Tartu maantee uuel lõigul 120-ga, et sul siis kuskil seal sõiduhetkel tuleb, et mingi memory error shutdown, mis sa siis teed uue autoga, eks ju. Need asjad peavad kestma, siis see kontrolleri transistori suurused on ikkagi mikromeetri skaalas, ütleme seal mingi 20, 30, 40 mikromeetrit autotööstuse kiibid tänapäeval enamasti veel siiski on, aga see on nii-öelda vanakooli tehnoloogia ja see on ka üks tugev põhjus, miks praegu ei ole neid kiipe saada, sest tootjatel ei ole sellist vanakooli liinide peal tugevat toodangut ja siis on raske tarnida neid erinevaid asju. Aga mis see suurendus siin on siis üks väike nurk ühest kiibi pealtvaatest, kus me need transistorid endid ei näe. Siin pealtvaatest näeme metalliradasid, kuidas neid transistoreid kokku ühendatakse. Ja siis need üksikud komponendid on siin, see on väga selline väike suurendus, et siin selle ühe, no vaatame siin näiteks, kus see lilla või roosa nelinurk on siin, selle sees võib olla miljoneid komponente, transistoreid, mingisugune mälu puhver või mingi sihuke ala, et siis need on sinna räni kiibi sisse töödeldud teatud tehnoloogiatega. Jällegi, millest me räägime teisel kursusel natuke peenemalt ja täpsemalt. Aga mõtlen siis selles, et ühe kiibi sees on, sellise juhtkiibi sees on miljonid transistorid.
mis siis pakuvad võimekust mõõta sisendeid, juhtida väljundeid ja siis ka tarkvaraga programmeeritud, ehk siin mälus on kuskil siis firmware, mis siis opereerib siis vastavalt sellele, kuidas me oleme programmeerinud. Ja arvutite vahel siis edastatakse informatsiooni auto peal, ehk siis nende juhtmoodulite vahel reeglina selliselt, et need erinevad juhtmoodulid siis ühes võrgus. Olen praegu need nimetanud need juhtmoodulid siis tähisetega S sellepärast, et õige termin oleks sõlm ja see võib olla juhtmoodus, võib olla mingi tarkandur, mis iganes asi, vahet ei ole, peaasi, et oskab selles suhtlusprotokollis kaasa rääkida, mida me oleme üheks võrguks ühendanud. Ja mõtlen siis selles, et me võime sinna neid mooduleid panna juurde, võime neid sealt ära võtta. No samas auto lisavarustuse teema näiteks. Et kui me tahame mingit lisavarustust, siis tõenäoliselt on seal ka mingisugused võrguotsad, no ütleme võrguotsad ära, siis erinevad moodulid oskavad üksteisega suhelda. Läbi selle, kuna nad on programmeeritud seda tegema, nad oskavad seda konkreetselt, aga need võrgud võivad ka olla erinevad ja keerulisemate juhtmoodulite puhul võib olla ka see, et on mitmes võrgus korraga. Näiteks auto põhivõrgus, kes on siin kutsekooli omad, teavad juba, on kasutanud OBD diagnostikaseadmeid. Tänapäevane auto reeglina põhivõrk on see sama võrk, kus me OBD diagnostikat teeme. Ja selleks on siis CAN High Speed Network ehk siis CAN-C protokolli järgi selline hästi robustne autotööstusest alanud, aga kasutatakse ka lennukite pealt, tööstuses, laevanduses, paljudes erinevates kohtades. Tänapäeval on uus asi, mis on siis juurde tulnud, on CAN Flexible Data Rate ehk siis on sama nagu see CAN High Speed, aga lihtsalt data osa edastatakse kiiremini, sest vajadus kiirema andmeedastuse järgi pidevalt kasvab autos ja see võimaldab siis vanast võrgust läbi pressida rohkem andmeid, aga on siis ka ajaloolisemad, aeglasemad võrgud nagu näiteks Local Interconnect Network, mis on sellest CAN High Speedist on 50 korda aeglasem, 25 korda aeglasem võrk, et see CAN High Speed on 500 kilobitti sekundis, siis linn on umbes, ütleme, 20 kilobitti sekundis, 25 korda aeglasem. Aga ta on odavam, ta on robustsem, kui CAN High Speed kasutab diferentsiaalpaari, paari voldiga mängida seal ühtesid nullisid, siis linn kasutab sõiduki parda toitepinge ja massi vahelist pinget ühes juhtmes. Päris 20 aastat veel ei ole, aga ütleme, kui me seal, siis tuleb 15 aastat tuleb ära juba tagasi kutsekoolis õppejõud rääkis, et teate, Mersul on selline süsteem, kus saab ühe juhtmega suunatulesid juhtida. Aga mismoodi see on võimalik? Me just õppisime, on olemas suunatule relee, kus on erinevad takistused, mis panevad selle klõpsima ajas, selle relee, siis seal nii edasi. Ja nüüd räägi mulle, et ühe juhtmega saab auto tulesid juhtida. Ma ei saanud sellest aru, kuidas see võimalik. Tänapäeval muidugi me saame väga hästi sellest aru, kogu see modernse sõiduki juhtimine käib ainult läbi digitaali. Ehk siis, kui meil on mingid tuled auto küljes, tule küljes on juhtmoodul ja kogu see, mida juht seal kangiga või nupuga vajutus, see info kõik on ühtede nullidena ja jõuab tuleni ja siis tule juures juhtmoodul paneb vastavad osakonnad tööle, mida vaja on. Igal tulel eraldi. Mitte nii, et meil on kuskil üks suunatule relee, kus siis igasse suunatule pirni läheb siis juhe ja kui mõni suunatuli läbi läheb, siis hakkab see relee kiiremini pliikima, sest takistus muutus. Tänapäeval on see simuleeritud. Midagi on läbi, siis ka see suunatule klõpsutamine. Vanasti relee tegi seda klõpsu. Tänapäeval me peame seda heliga, mingisuguse helianduriga, kõlariga autos simuleerima, et see klõps oleks inimesel kuuldav. Üks selline võrk, mis ajas hakkab ära kaduma natukene, media oriented system transport. See on siis selline nagu, kujutame ette 20 aastat tagasi, jällegi 10-15 aastat tagasi. Oli mõni näiteks siin uhkem Saksa sõiduk, nagu näiteks 7. seeria BMW, millel oli taga pagasnikus DVD-mängija, millega sai siis mingit näiteks video või heli edastada sõidukisse, siis
nii-öelda selle DVD andmemahu edastamiseks kasutati seda MOST võrku, mis siis edastas näiteks ette ekraani peale selle videopildi või taha siis istmete sees olevat ekraanide peale, et sai kuulata kõrgkvaliteedis siis heli ja pilti. Aga see hakkab natuke ära kaduma. Ma kohe räägin, miks. Enne me vaatame, on olemas selline asi nagu FlexRay andmevõrk, mis on autode peal kasutuses. FlexRay võimaldab siis sellist asja nagu X-by-wire, ehk siis juhtimine üle võrgu. See X-by-wire tähendab näiteks lennukite peal. Tänapäeva lennukites pilootidel ei ole mingit mehaanilist sidestust tüürpindadega. Lennuk labasid keerata kuhugi suunas. Vana aja lennukitel oli kõik mehaaniline trossidega või kangidega. Tänapäeval niisugust sidestust enam ei ole. Kõik on juhtmega üle võrgu, eks ju. Et ajas seda turvaliselt teha, siis autode peal on samamoodi, näiteks kui on elektrilised pidurid või mingisugused muud sellised huvitavad osakonnad juba, et siis selle FlexRay võrgu kaudu edastatakse kindlas ajaaknas kindlat informatsiooni turvaliste meetoditega selliselt, et me ei saa seda seal väga häkkida. Et on ka autode peal väga levinud võrk, aga miks see MOST hakkab natuke ära kaduma, sest seda asendab juba väga tugevalt interneti võrk uutel sõidukitel siin 2015+, näiteks Audi Q7, BMW X5, 6-7, mis veel on Mersu siin ka uhkemad S-klassi sõidukid ja muud, et nende peal on juba internetivõrk täiesti levinud. Ma ei tea nüüd, kus 2021, kui paljud on nüüd allapoole tulnud ka nii-öelda standardsõidukite suunas, aga internetivõrk on siis sama protokoll sisuliselt, mis on meil siin seinas, eks ju, sellise LAN-i kaabliga, et võimaldab siis kiiruseid kuni juba 100 megabitti sekundis. CAN oli 0,5 megabitti sekundis, Ethernet on 100 megabitti sekundis. 200 korda kiirem. Et nii on, aga muidugi selle interneti tööle saamine autode peale väga keeruline, sellepärast et auto on elektromagneetiliselt väga keeruline keskkond. On palju häireid, mis tuleb väljaspoolt sisse igalt poolt sõidu ajal ja on ka auto poolt enda poolt genereeritavaid palju häireid, igasugused elektrimootorid, kõik asjad, mis midagi teevad, mingisugused poolid, näiteks pihustite või siis mingid muud sellised asjad, kõik tekitavad elektromagneetilist häiret. Ja siis, kui sul on selline hästi kiire ja peene võrk, mida opereerida autos, siis korjab need häired üles ja tagada nüüd, et see kogu aeg tõrgetega, et ta töötaks, seda tükk aega auto peal tööle ei saadud, aga nüüd Ethernet siis jah, aasta 2015 alates on juba täitsa sõidukite peal olemas. Ja see võimaldab siis seda näiteks, et kui meil on autost vaja teha diagnostikat või tarkvara uuendusi, et me saame seal tarkvara uuenduse suhteliselt kiiresti ära teha üle Etherneti võrreldes sellega, mis pakub CAN. Et üks väga hea omadus. Ja muidugi juhtmete ühendused nagu Bluetooth või siis igasugused SIM-kaardiga ühendused väljapoole, sest tänapäeval uutel sõidukitel kõikidel on juba see nii-öelda SIM-kaardi ühendus kohustuslik. Ei saagi müüa autot Euroopa turul, millel ei ole SIM-kaarte peal, keegi teab miks. Hädaabi ehk siis e-call on selle nimetus. See peab olema autol peal. Aga tegelikult on veel palju muid funktsioone ka, mida saab siis rakendada, eks ju, läbi siis sellise ühilduvuse. Ehk siis suund on sinna suunas, et tegelikult ka kõik autod on kogu aeg võrgus. Saame oma autot sooja panna, näiteks telefoni välja vajutab nuppu, lähen mingi 10-20 minuti pärast auto juurde on soe. Mis muud iganes asja, vaadata kaardi pealt, kus ta asub. Aga nüüd, kui neid autosid on miljoneid ühes, võtame mingi Saksa suurema linna näiteks. See on seal, ma ei tea, paar miljonit autot tahab ühe posti otsas võrku saada.
ja veel tipptundidega hommikul kell 8, õhtul kell 5. See on väga keeruline nende võrguhaldajate jaoks tagada selle, et kui auto kasutaja läheb oma auto juurde, vajutab telefoni pealt näiteks nuppu, et tee uksed lahti. Ei viitsi pulti kasutada, pult on kuskil, ma ei tea, kuskil käe või arvutikoti põhjas või mis iganes, hakkame mingisugused stsenaariumid. Siis kui kaua läheb aega senimaani, kus ma vajutasin telefoni peal nuppu, kuni auto reageerib. Normaalne oleks, et alla sekundi, eks ju. Me seisame auto kõrval, me eeldame, et nad võiks nagu läbi saada, aga see info käib pika ringiga läbi serverite kuskil. Apple näiteks ei luba absoluutselt mitte mingisugust auto otsejuhtimist. Mitte Apple, vabandan, Tesla. Kui sul on Tesla ja sa tahad uksi lahti teha või mis muud funktsiooni auto peal kasutada, siis kogu info peab käima läbi Tesla serverite USA-s. Saa olla niimoodi, et sul telefon võtab otseühendust autoga, kui sa seisad auto kõrval. Oleks siis mingi funktsioon, mis seda võimaldaks. Et turvalisuse tagamiseks on kogu selle juhtimise läbi oma serverite suunanud. Mida see siis CAN-võrk endast täpsemalt kujutab? Ma teen sellise illustreeritud ülevaate, et selle eesmärk on siis natukene visualiseerida seda auto hingeelu, aga sellise väga lihtsustatud moel. Vaatame täpsemalt seda ikkagi aasta pärast, aasta poole teise pärast, et siis mõõdame ja uurime peensusteni neid signaale. Aga kui ma seda võrku kujutan ette, erinevad juhtmoodelid on, siis on 2 juhet läheb vaja sellega CAN-võrgu jaoks omavahel selle 2 juhtmega ühenduses. Siis selle 2 juhtme sees liikuv info koosneb sellistest andmepakettidest, kus siis sellel andmepaketil on pealkiri, aga neid andmepakette saadetakse suvalisel hetkel selles mõttes, et võib-olla mingi sagedusega, mingit informatsiooni ja üks juhtmoodul võib saata välja mitut erinevat andmepaketti. Meie oleme tehases kokku leppinud inseneridega, et selle pealkirjaga andmepaketi sees on sellised andmed ja siis ongi need andmete väljad seal T0-st T7-ni, ma olen nad nimetanud. Ühe andme väljaseis on 8 bitti informatsiooni, ehk siis 8 ühte või 0. Ma mõtlen siis selles, et see on pealkiri, mingisugune informatsioon ja lõpus on kontrollkood CRC. Et see on vajalik, et tuvastada, et me oleme andmed õigesti kätte saanud. Ehk siis pealkiri, andmed, kontroll. Ja see on üks sõnum ja need sõnumid siis saadetakse ajas. Neid on ka lähemalt, milline see välja näeb, aga seda piltlikult võib ette kujutada sellisena, et me saadame siis näiteks postkaarti, paneme selle sõnumi pealkirja sinna aadressi väljale, paneme selle sisu sinna. Näiteks, et data 0-s meil on informatsioon mootori pöörlemissageduse kohta, data 1-s võib olla meil informatsioon näiteks gaasipedaali asendi kohta, aga kogu see info edastus on ühtede nullidega. Ja kui palju meil on vaja mingit andmete edastamiseks andmemahtu, see on juba eraldi teema, et me ei hakka sellesse süviti praegu laskuma. Ja kontrollkoodi võiksin võrrelda natukene sellega, et me oleme need andmed seal ära tembeldanud, ütelnud, et õige asi. Füüsilisel kujul, kui me seda mõõdame nendest 2 juhtmest, see näeb välja umbes selline. 2 juhet ossiloskoobiga mõõdatuna, mõõdame siis pinget massi suhtes, eks ju, et sinine joon on pinge mõõtmine, me näeme neid numbreid sinise skaala peal, punane joon on pinge mõõtmine, näeme neid punase skaala peal, mis need tulemused on, eks ju. Aga see ossiloskoop oskab sealt juba sellest pingete kõikumisest need 1 ja 0 välja lugeda, saab nendest andmetest aru ja siis ta on sinna keskele olen tõstnud ka siis selle andmete joru, mis ta sealt välja lugenud ühtede nullide kujul, illustreerimaks siis seda, et see on reaalselt ikkagi kahendsüsteemis info edastamine. Pealkiri, andmed, kontroll. Ehk siis mille asja mõte on see, kas kellelgi on hobiautot, näiteks mingid Lada, Žiguli, Moskvitš, midagi, mis sul on? Milline? 05. On seal midagi elektroonilist peal? Mis asi? No mida? Kas see on elektriline või elektrooniline?
pigem elektriline, mitte elektrooniline. Elektroonika on ikkagi see, kui me räägime digitaal- või analoog-elektroonikast, aga elektriline on see, et on nagu kuskil on mingi lüliti, relee ja siis näiteks mootor, eks ju. Aga teda juhitakse elektrooniliselt, see on natuke nagu juba järgmine samm, eks ju. Aga see selleks. Mõtlen siis selles, et selliste autode peal oli kogu juhtimine ikkagi selles mõttes visuaalselt jälgitav. Sa nägid, kui sul oli nagu näiteks süütesüsteemi teema, mingisugune akujuhe, eks ju, süütepool, jagaja ja küünal kõik. Nüüd kütusesüsteemis samamoodi pump, eks ju, eriti kui on mehaaniline, pole üldse midagi elektrilist. Sa said kütuse ja sädeme bensiinimootori korral täiesti niimoodi, et seal on mitte mingisugust elektroonilist ahelat vahel ja emmas kummas oli viga, auto ei töötanud, tegid korda ja töötas mootor, eks ju. Et väga selgesti visuaalselt jälgid. Aga kogu see pool, mida ma teile praegu näitan, see ei ole auto peal visuaalselt jälgitav niisama. Et me pealt vaatame, meil on vaja mingit eritööristust selleks, et sellest üldse aimu saada, et selline asi toimub. Aga kui me hakkame seda vaatama nüüd laivis, kuidas see töötab, kas me saame aru, mis andmed siin liiguvad? See on auto peal laivis mõõdetud ühe känni võrgu, selle sama Lexuse pealt mõõdetud ühe känn võrgu toimetamine sellel ajal, kui autol oli vist süüde sees või mootor töötas või ma ei mäleta, mis see täpne asend on. Aga auto töötamise ajal mõõtsin andmeid ühest kännvõrgud ja ma ütlesin, et see oli 5 kännvõrku peal, pluss veel muid võrkusid. Seal on mitu linnvõrku peal, siis seal on veel seda FlexRay võrku ja nii edasi, et 11 võrku kokku. Aga põhivõrgust mõõtsin siis känni. Niimoodi need andmed jooksevad. See on auto töötamise ajal. Ja see sõnumite hulk ajas mõne minutiga saad sellest kännvõrgust kokku 100 000 sõnumit nagu naksti. Ja see on iga autoga, tänapäevane auto, ütleme 2005 pluss aasta. Täna vaatame aknast välja, näeme kõik tänapäevased modernsed autod. Nendel siseelu on tegelikult selline. See, et nad töötada saaksid, see on väga lihtne näide. Seesama kännvõrk on laboris selle autol lühisesse ja see auto ei sõida. Ta ei tööta, ta ei lähe tööle. See lühis ära, jälle töötab, sõidab, kõik töötab kontrolli all. Et see, kuidas see auto tänapäeval töötab, ongi tegelikult kogu see ühtede nullide najal selle baasil. Ja see võimaldab meil neid funktsioone, mida me kasutame tänapäevasel modernsel autol, kõik kogu see ohutusfunktsioonid, mugavusfunktsioonid, juhiabisüsteemid, multimeedia, kõik muu sinna juurde. Kõik käib läbi digitaalse arvuti suhtluse, arvutisüsteemide, tarkvara ja nii edasi. Eks see on see pool, mis paneb tänapäevase auto tööle. Aga sellest natukene aimu saada, mismoodi see välja näeb, siis ma tegin teistpidi vaate, siis ühe sellise lihtsa visuaalse ülevaate, et kuidas sellest aru saada. Me vaatame neid samu sõnumeid, aga teistpidi. Ja kui ühe andmevälja väärtus on 0, siis ta on must, ei ole mingit värvi. Kui selle andmevälja väärtus on 1, on ta niisugune tumeroheline ja kui selle andmevälja väärtus on 255, on ta heleroheline. Miks see on 1 ja 255 või 0, 255? Miks see selline on? Kui teeb kiire rehkenduse, siis 8 bitiga, 8 erineva asendiga ühes andmeväljas või 8 erineva bitiga ühes andmeväljas me saamegi 256 erinevat asendit 0-255-ni. Täpsemalt jällegi, siis kui meil tuleb programmeerimise kursus, aga ühes sõnumis oli siis mäletad 8 andmevälja T0-st T7-ni, siis lisaks oleme need sõnumid siis ära grupeerinud niimoodi, et mida prioriteetsemad sõnumid on nad vasakul pool ja mida vähem prioriteetsemad on, siis on nad paremal pool. Ja kui auto magab, nad ei tee taga mitte midagi, andmeid ei liigu parasjagu. Vahel muidugi võib liikuda mingites hetkedes kuskil süsteemides, ma ei väida, et see kõikide auto peal kogu aeg niimoodi on, aga antud hetkel ta nii oli.
Läksin auto juurde, tegin ukse lahti. Mingi informatsioon hakkas liikuma juba. Ehk siis see auto arvutivõrkude eelduse olemus ei tähenda seda, et ma nüüd panen mootori tööle ja siis hakkavad seal mingid numbrid tagataustal krõbistama, vaid see on kogu auto funktsionaalsus. Sellest hetkest alates, kui ma hakkan kui ma üldse mõtlen hakata autot kasutama, siis hakkavad seal juba mingisugused numbrid jooksma ühtede nullide kujul, et kasutaja tegi ukse lahti ja nii edasi. Nüüd vajutasin auto peal on nuppu. Väga tihti meil ei ole enam võtit, et lülitada siis süüdet, meil ei pruugi üldse autol süüdet olla. Rääkimata sellest, et tegemist on diiselmootoriga kui ka siis nüüd juba hübriidid või elektriautod. Elektriauto ju enamus ajast ei tee mitte mingisugust häält. Lihtsalt armatuuri peale tuleb kiri, et nüüd ma olen sõiduasendis või mingisugune märk. Aga see on siis visualiseerimaks, ütleme seda andmete hulka, sõnumite hulka, mis siis liigub autos CAN-võrgus sellel hetkel, kui see süüde on sisse lülitatud. Ja üks tulp oli üks sõnum, eks ju. Et siis ma panen siit vahepeal juba järgmise pildi ette, siis ta on pidevalt sarnane. Ja need sõnumid uuenevad ajas. Mõned siin 100 korda sekundi jooksul, mis on vasakul pool, ja mõned siin vahepeal näiteks 10 korda või korra sekundis, mis on rohkem keskel, ja siis paremal pool need sõnumid uuenevad vahete vahel, siis kui midagi juhtub või korra 10 sekundi jooksul, näiteks midagi taolist, et see ei paista selle pildi pealt välja, aga sisuliselt seda vasaku otsa neid esimesi sõnumeid kirjutatakse 100 korda sekundis üle. See sõnumi uuendamise delay on 10 millisekundit. No mõõtmise ajal ta vahel erineb ka, mõõdame välja näiteks 12 millisekundit või siis mõned sõnumid 30 millisekundit, 30 korda uuendatakse, et see sõltub konkreetselt sõnumist ja vajadusest, aga see tähendab seda, et väga kiiresti me saame väga suure hulga sõnumeid, et üldse midagi sealt aru saada, et siis selline vaade annab teistsuguse pilgu sellele olukorrale. Ja mida me näeme, hakkasin autol pidurit vajutama. Näete, kus piduri vajutus kajastatud on andmetena. Et kui täpsemalt jälgida, siis selle sama piduri vajutusandmete sees on tegelikult CAN-võrgus edastatud kõikidele moodulitele, kes kuulavad, kelle seda infot vaja on, võtavad ka teadmiseks, nopivad selle info sealt ülesse ja näevad siis, et piduri pedaali vajutuse tugevus, esiteks kas pedaali üldse vajutatakse või vajutata, on see ülemine, tundub siin andmeväljas pannakse siis nii-öelda tuli põlema, eks ju, piltlikult öeldes, tegelikult reaalselt on lihtsalt üks number ühtede nullide näol, aga meie jaoks visualiseeritud kujul pannakse tuli põlema, et juht vajutab pidurit või ei vajuta pidurit, see on see piduri lüliti asend, eks ju. Teine pool on siis, kui tugevasti vajutatakse, on siis need kaks andmevälja siin kokku, et binaarkujul arvude esitamine 8 biti kaupa, et siis need kaks numbrit tuleb omavahel läbi korrutada, kokku liita, et siis me saame ühe konkreetse numbri, aga see on ka põhjus, miks siis see alumine tuli siin hakkab vilkuma, et ta läheb sellest 255 üle, et siis on vaja seda kuidagi lugeda, et siis tõstetakse seda numbrit siin teises väljas edasi. Aga see selleks, binaarnumbrid me hakkame ka teiega õppima, me programmeerima hakkame, siis teeme ühed ja nullid endale selgeks. See ei ole absoluutselt keeruline, väga lihtne. On keegi varem õppinud matemaatikas binaararve? Natuke mõned osad nagu on, eks ju. Et see millegi pärast, ma ei tea, miks ta Eesti matemaatika kooliharidusprogrammis puud on. Mulle tundub niimoodi, et tudengid, kes tulevad, ei ole kunagi varem kokku puutunud enamasti binaararvudega, et siis vähemalt teiega me õpime need selgeks. Ja sama oli ka näiteks gaasipedaaliga, vajutasin gaasipedaali
informatsioon edastatakse kõikidele moodulitele, kes võrgus on, tahavad kuulata seda, vaadata, mis gaasipedaali asend on, siis on näha, et samamoodi muutused või siis lülitasin tulesid, vaatasin, et ei tea, kas seda infot ka edastatakse automoodulitele, tuleb välja, et edastatakse. Et tuled on kustus, lähituled sisse, kaugtuled, lähituled ja jälle tuled on kustus. Edastatakse ühtede nullidena kõikidele moodulitele, mis võrgus on. Ja siis sai natuke hoovi peal ringi sõidetud, siis hakkas siin igavest elu pihta siin eesotsas näiteks, kui tuled kiiresti vilguvad, on rooli asend, siis on ka yaw rate sensori info ehk siis kiirendus ja pöördliikumisandur, või ka ütleme kiirendusandur, mis mõõdab piki külgsuunas ümber telgede paiskumist, ehk siis yaw rate sensori, jah. Et selle informatsioon on siin eesotsas sees. Ja need on need sõnumid, mis siis võib-olla siin mitukümmend, kui mitte 100 korda sekundis siis üle kirjutatakse. Ja keskel oli siin mingisugust näiteks käigu informatsiooni, mis käik on sees edasi-tagasi, mingeid muid asju ja palju selliseid signaale, mille olemust me üldse ei teagi. Selle välja selgitamiseks ja otsimiseks peaks veel kõvasti vaeva nägema. Sest seda informatsiooni, mis on selle auto siseelu võrkude ja nende sõnumite täpne kodeering, et mis seal sees leidub, seda autotootjad ei jaga. See on nende siseinfo. Seda me ei saa. On mingid teatud osad, mis on avalikud. No näiteks, kui me tahame autole lisasignalisatsiooni paigaldada, siis on teatud sellised sõnumid, mida võrgus edastatakse, mis on teada, et need peavad nii olema ja avalik informatsioon. Aga muidu reeglina need ei ole teada. Siis tuleb hakata reverse engineerima, ehk siis projekteerima aru saama, mis seal taga taustal on. Ja niimoodi visualiseerides saab suht kiiresti neid asju lahti nagu mõtestada, sest muidu teine variant oleks see, et need sõnumid, mis ma teile ennem näitasin, seal jooksid, eks ju, need me saaks copy-paste endale Excelisse, seal on mõne minutiga on 100 000 sõnumit, ma ei tea, 10 minutiga meil on siis juba 1 miljon sõnumit, eks ju. Ja nüüd hakata sealt miljoni üksiku reasast välja juurima, et kuidas mingi info muutub. Exceliga seda näiteks on võimalik teha, aga väga pikk ja selline vaevarikas protsess. Miks ma seda räägin, sest ma olen ka seda varianti proovinud. Aga sellise kerge visualiseeringuga leiab teatud asju väga kiiresti üles, mis mida teeb, mingi muutus on, me silmaga näeme seda muutust, tabame kiiresti ära, oleme 2 asja kokku omavahel ja saame juba hakata aimama, mis väärtused, numbritena tähendavad selles võrgus mingisugust olekut auto peal. Muidugi, mis on diagnostika pool, siis diagnostika sõnumid saadetakse sellesse võrku. Need on väga madala prioriteediga, nende number hakkab selle 9-ga, mis on võimalike sõnumi numbrite kõige tagumises otsas. Ja saadetakse sõnum, küsitakse mooduli käest, näiteks mootorijuhtmoodulit, ole hea, ütle, kas sul on mõni näiteks veakood mälus. Mootorijuhtmoodul vastab, ei ole, või on, siis millised veakoodid mälus on edasi. See on nagu eraldi suhtlus, mis käib läbi sama võrgu, aga eraldi sõnumit. Et see info, mida me praegu vaatame, ei ole diagnostika info, vaid see on auto siseinfo selleks, et asjad töötaksid. Ja vaadates siis natuke tuleviku suunas, mis saab edasi. Et me teame neid trende, eks ju, mis siis toimub, kui me võtame siin sellise tänapäevase auto näite. Neid näiteid on siin juba suht palju, eks ju. Aga üks selline suunamuutja siis näidiseks, et ta on elektriline. Ta oskab juba peaaegu ise sõita. On olemas YouTube'is videod, kuidas Tesla juhid magavad autoroolis USA kiirteede peal, eks ju. Siis just see samas elektrilisuse ja autonoomsuse kasv, et mida see siis kaasa toob. Ja kui me ennem rääkisime siin ilma hobuseta kaarikust, me rääkisime ratastele arvutikeskustest, siis nüüd tulevikus me tegelikult hakkame rääkima juhtidest. Selles mõttes, et juht 2.0, et mida see tähendab, et kui me praegu suudame teha selle isejuhtiva algoritmi
väga sarnasel tasemel inimesega. Ta suudab sõita, pidurdada, kiirendada, linnaliikluses juba tuleb ka peaaegu toime. Linnaliiklus on palju raskem kui maanteeliiklus. Maanteeliiklus on juba väga lihtne ja selge autode jaoks. Aga linnaliiklus on miks raske? Mis te arvate? Tegelikult on põhjus on selles, et maanteeliiklus on enamasti pärisuunaline, päri ja vastu suunas, aga ta on hästi lihtne ära nagu klassifitseerida ja pärisuunas autot juhtida on suht kerge. Aga nüüd arvestada sealjuures linnas, mis on raske arvestada, ristiliiklus. Et kui teised sõidukid tulevad külgsuundade pealt, et seda pilti nagu kokku panna ja siis lisaks muidugi jalakäijad ja igasugused muud jalgratturid ja tänapäeval veel tõuksijuhid, eks ju. Et kõik see kokku teeb linnaliikluse oluliselt keerulisemaks, aga kui me praegu suudame juba inimjuhi tasemel, sinna lähedale autot juba juhtida, siis mingi aja pärast ju me võime ette kujutada, et see algoritm ületab inimvõimekust näiteks 2-kordselt ja me ütlekski, et see on juht 2.0. Ja võib-olla ei lähe kaua aega, kui see algoritm suudab 3-kordselt ületada inimvõimekust või nii edasi, nii edasi. Mis on järjest, miks üldse nagu inimjuhiga seotud näiteks liiklusõnnetused? Miks liiklusõnnetused tekivad? Kes on süüdi? Kui suur on inimjuhi poolt põhjustatud õnnetuste osakaal kõikidest liiklusõnnetustest? Mis te pakute? Öeldakse, et kuskil 95%. Kõikidest liiklusõnnetustest. Seda statistikat ma ei hakka siin juurdlema põhjalikult, seda te juurdlete siis liiklusohutuse õppeaines. Aga mõelge selle peale, 95% on inimesi, miks nad põhjustavad liiklusõnnetusi? Väsivad ära, terviserike, joobes, narkolaksu all, tahavad eputada, lihtsalt lähevad närvi liikluses, sõidavad riskialtilt või on saamatud juhid. Põhjuseid on palju, eks, mis see võib olla. Eesti kontekstis muidugi joobes juhtimine väga nutune koht, eks, mida tuleks tulevikus parandada. Ehk siis 95% inimese põhjustatud õnnetused. Aga mis on nüüd erinevus? Jällegi üks klassikaline näide, mida tuuakse. Võib-olla natukene vaadake on alternatiivsele hobusega kaarikuga, et me kujutame ette mingisugused asju peas, mis tegelikult ei pruugi tõele vastata. Sama nagu oli see auto ees kõndiv inimene, et siin küll selle Tesla ette inimest kõndima ei panta, aga kartused on olemas, millised need kartused on. Isejuhtiv auto sõidab inimesele otsa. Väga suur kartus. Siis olete seda näidet kuulnud, et isejuhtiv auto sõidab, see oli hiljuti ka ajalehes, käis läbi, ma lugesin seda artiklit ja seal oli ka välja toodud see, et isejuhtival autol on valida, kas ta sõidab otsa vanurile või lapsele ülekäigurajal. Muud valikut ei ole. Auto sõitis 50 km tunnis, korraga ilmuvad ette vanur ja laps, valida üks või teine, aga ära pöörata kuhugi ei saa. Mis te arvate, kumma auto valib? Tegelikult siin on mitu aastat selle küsimusele. Esimene aste oli see, et kui on inimene ülekäigurajal või auto peab seina sõitma. 2 varianti, eks ju. Muud valikut ei ole. Et siis hakati mõtlema, et kas siis kumb saab rohkem viga, kas inimene autos või inimene ülekäigurajal. Et kas autol peaks olema mingi algoritm, mis arvutab välja,
või midagi. Või siis ma olen seda sama küsimust küsinud põhikooli laste käest näiteks, ka keskkooli omade käest, aga ma ütleks, et mida nooremad lapsed, seda huvitavamad vastused. Põhikooli omad hakkasid juurdlema, et ei tea, kas see auto oskab ka kuidagi siis nagu inimese ID-kaarti lugeda, kes seal tee peal on, et vanur ja laps. Ja siis ta teeb päringu siis terviseregistrisse, vaatab haiguslugusid, vaatab välja, et kummal on siis eeldatav pikem eluiga, et selle jätab siis otsa sõitmata ja sõidab teisele otsa. Laste loogika. Mulle väga meeldis just see nagu mõttemaailma nagu avatus. Aga kogu see mõttekäik minu hinnangul üldse ei vaja üldse mõtlemistki, sest me mõtleme nagu inimesed oma harjumuspärases kontekstis. Mina väidan väga tugevalt seda, et see tõenäosus, et see auto satub sellesse olukorda, et ta peab üldse hakkama valikut tegema, väga väike. Et mis see erinevus on selles, et inimene väsib ära, joob purju ja nii edasi, mis me ennem siin põhjused ette lõime. Aga see autoandur tehnoloogia, arvutid, mis seal peal on, need töötavad 24/7, 365 ilma väsimata. Kui just ei ole mingit tehnilist tõrget, aga kui on tehniline tõrge, siis ta annab sellest märku ja see tehakse korda. See andurtehnoloogia ei väsi ära, või see arvuti, mis seda ümbritseb 360 kraadi, ümber auto pidevalt hindab olukorda. Inimene ei ole suuteline seda tegema. Aga masin on. Ehk siis kujutame ette olukorda, kus meil linnaliikluses on suur osa autosid juba võimelised ise ennast juhtima, ümbritsevad pilti hindama tuhandeid kordi sekundis, erinevalt inimesest, kelle reageerimise aeg on heal juhul sekund. Siis see, et see auto üldse satub liiklusõnnetus, see on oluliselt väiksem tõenäosus. Kindlasti satub selles mõttes, et kui meil on liikluses rohkem osalejaid kui üks, siis et see, et need kaks osapoolt üksteise kokku saavad või see üks osapool kuhugi otsa sõidab, see tõenäosus on alati suurem kui 0. Küsimus on lihtsalt siis sageduses, kui tihti seda juhtub. Aga kui meil on isejuhtivad autod, siis see sagedus toome hästi lihtsa näite. Oletame, meil on aastas, praegu on mingisugune 100 liiklusõnnetust. No kindlasti on rohkem, aga toon mingi hästi lihtsa robustse näite. Siis isejuhtivate autodega juhtub meil näiteks täpselt analoogis võrreldavatel oludel näiteks 5 liiklusõnnetust. 100 versus 5. Aga mille üle praegu inimesed vaidlevad? Kui isejuhtiv auto sõidab kuhugile otsa, kes vastutab? Kas vastutab autotootja, kas vastutab programmeerija, kas vastutab autoteenuse osutaja näiteks, kui sa ei osta endale autot, vaid sa kasutad teenust. Sest mis põhjusel sa peaksid üldse autot omama? Auto ise sõidab. Me oleme jällegi harjunud sellega, et meil peab olema uhke auto, meie enda oma, kiirem ja parem kui naabril, eks ju. Aga mis meie tegelik vajadus on, kui me kasutame transporti? Me tahame liikuda ühest kohast teise, eks ju. Et see ägeda auto omamise vajadus, eriti nüüd kui sellised popid ja noortepärased tegevused nagu 3-tolliste summutite allapanemine, et ikkagi väga head häält teeks, eks ju, ja mootorite tuunimine ja forsseerimine ja rataste, väga suurte rataste, väga kitsaste rehvidega auto all läpa keeramine ja nii edasi, eks ju, et teeme need kõik asjad läbi, eks ju, saame targemaks, aga mis me tegelik vajadus, me tahame jõuda ühest kohast teise, ja kui see isejuhtiv auto tuleb, korjab meid peale, jällegi sama asi, nagu oli selle Taxify'ga, eks ju, et meie süsteem teab, kuhu me tahame minna, me maksame talle mingit teenustasu oma mugavussoovidest lähtuvalt, millist teenust tahame, kas tahame mingi economy varianti, jagame teistega autot või tahame mingit sükest lux private varianti, et tahame näiteks siit minna Viljandisse või Tartusse või kui iganes.
auto tuleb, korjab meid maja eest peale, viib meid rongijaama, rong viib meid kuhu iganes teise linna, seal tuleb jälle meile mingisugune autonoomne sõiduk vastu, mis viib meid sinna, kuhu meil vaja minna oli, ukse ette ära. Niimoodi, et me ise ei pea üldse mõtlema, kelle oma see auto on, kust ta tuleb ja nii edasi, me maksame lihtsalt mingisugust teenustasu transpordi eest, näiteks. Millal ja kuidas me nii kaugele jõuame, see on muidugi teine küsimus. Sellele ei oska mina täna vastust anda. Aga just see, mis puudutas seda sellist isejuhtiva auto näiteks selliseid mõtteid ja dilemmasid, et kuidas ta tuleb toime siin erinevates olukordades, et kui me selle peale peame hakkama mõtlema, siis tegelikult on ikkagi lootus see, et neid olukordasid ei teki. Inimesed elavad tervemalt, kauem, ei pea liiklusõnnetustest tulenevaid vigastusi ega varalisi kahjusid kannatama ja nii edasi. Mulle väga meeldib siis selle NVIDIA juhi, ettevõtte asutaja juht ütlus, miks NVIDIA, sest nad toodavad ka autodele GPU-sid, mis töötlevad ümbritseva maailma informatsiooni selleks, et isejuhtivaid algoritme võimaldada sõidukite peal. Et sõiduk mitte ainult ei mõõda, praegu ta mõõdab väga palju igasugust asju, eks ju. Alates sellest palju nõues temperatuur kuni igasuguste muude vägevate kiirete signaalideni, millega sõidukit juhtida, siis tulevikus ka mõistab seda, mis ümberringi toimub. Ehk siis need isejuhtivad algoritmid muutuvad niivõrd juba konteksti mõistes niivõrd täpseks, et nad saavad aru. Näiteks seda väga raske aru saada. Inimene seisab äärekivi peal, kõnnitee, sõidutee äärekivi peal, telefon käes. Kas ta asub meile tee peale ette või astu? Inimene vaatab eemalt, hindab juba, ta saab aimab ära, et mis see inimene seal teeb, eks. Aga näitada arvutile pilti, inimene seisab, video jookseb, eks ju, videopildi pealt, et peab aru saama, kas see inimene astub tee peale või astu. Kus arvuti seda aru saab? Aga saab, sellepärast, et on olemas tõesti eraldi spetsialistid, kes tegelevad sellega, et õpetada arvutile, mida inimene planeerib teha, kui ta telefon käes kõnnitee ääre peal sõidab. Kuidas aru saada sellest, et ta astub tee peale ette või astub? Täiesti reaalne tegevus, sellega toimetatakse. Kuidas need süsteemid peensusteni töötavad, siis sellest me räägime kunagi tulevikus. Kas teil praegu on veel mingeid kommentaare või küsimusi selle teema kohta? Siis ma tänan, kohtume järgmine kord.